No nii, ahoi vaatajad! Oleme selle hooaja esimeselt välismaa võistluselt tagasi. Käisime oma grupiga Poolas, kus toimus siis Euroopa karikaetapp linnas nimega Olsztyn. Võistlus kujunes üpriski üllatavaks. Oli asju, millega ma olen rahul, oli asju, millega ma ei ole rahul. Aga tänu siis meie grupi liikmetele saime mõned videod ülesse ja jällegi on mul hea meel seda siin arvuti taga teha, teile infot edasi anda, mis läks hästi, mis läks halvasti. Et ma panen siit video peale, vaatame täpsemalt, mis toimus ja siis saame väikse analüüsi tehtud. Et siis käisin soojendusujumisel ära ja siis tunne oli väga okei. Ja meid pandi ritta seal numbrite järgi ja siis saadeti pontoonile. Vette hüppasime pontooni pealt ja igaüks sai omale valida stardikoha. Võistlustel oli 77 sportlast nimekirjas, kellest siis 63 lõpetas. See on maksimumlimiit võistlustel ja ikka parasjagu rabelemist seal oli. Hüppasime vette, alustasin ujumist. Tunne oli okei ja sain nagu sellest suuremast massist minema. Arvasin, et mul on hea positsioon, vaadates ette. Ei saanud nagu täpsemalt aru, kus ma täpselt pesitsen, aga tundsin enda sisetunnet, et mul on okei koht. Jooksin vahetusalasse peale ujumist ja võtsin ka lipsu ära seljast ning võtsin peale seda ratta kätte, eks ju. Enne panin muidugi kiivri ka pähe ja kinni, enne ei tohi ratast muidu puudutada, kui kiivri on alt kinni. Ja siis hakkan jooksma, vaatan, et okei, vahetusala on päris tühi. Siis mõistsin, et tänane ujumine ei tulnud vist hästi välja, et pean hakkama rattas väga tugevalt tööd tegema. Hüppasin ratta peale, siin on näha ka, et punt on omajagu suur ja videost on näha, et ma ikkagi vist panin natuke vale käigu, et raiun seda rauda Ja siis jalad sisse ja vajutama, et selles mõttes enne ma mingi krõpsi kinni hakkan panema, kui ma pundis olen. Jõudsin ühele pundile järgi ja sealt siis hakkas asi kulmineeruma, et panin ühe parema jala krõpsu panin kinni ja siis ühed triatleedid otsustasid, et nad kukuvad väikse künka peal. Õnneks ma sain mööda, sõitsin küll ise äärekivisse, jäin püsti, aga siis oli punt lagunenud ja mul endal oli vale käik sees ning jäin üksi. Järgmised 2 ringi töötasin, et võimalikult hästi sõita ja oma positsiooni mitte nagu väga taha lasta. 2 ringi sõitsin ära ja siis tagant ma korra vaatasin selle taha, et okei, mul on punt taga, et ma võtan selle pundi sisse. Ja enamus sõidu siis ma ikkagi olin seal eespool ja tegin tööd. Just, et tagasipööretel ja sellistes keerulistemas kohtades oleksin pundi ees ja saaksin seda kiirust ise valida. Et ei peaks hakkama liialt kiirendusi tegema, et oma ressursse raisata. Sõit tuli üllatavalt okeilt välja. Viimasel ringil nägin ühe suurema pundi kukkumist, kus ka ikkagi mitmed vennad välja pudenesid ja siis sõitsime lõpuni. Meil koostöö seal teistega sujus ja läksime siis jooksma. Vahetusalad läksid väga okeilt, et küll peale ratast ei tundnud enda varbaid ja jalgu, siis oli natuke keeruline tossa jalga saada. Siin videos on näha, et ma siin pundi lõpust tulen, eks selles mõttes vajab veel natuke harjutamist see vahetusala. Ja siis
vaikselt noppisin seal, kes veel olid rajal ja tegin oma jooksu ja selle tegin nii-öelda Poolas nüüd, võistlesin esimest korda ja tegin siis oma triatloni karjääris praegu sprindidistantsil kiirema jooksuaja 16:42, et varem olen jooksnud sinna 17 lõppu, mis on minu jaoks oli nagu hea märk, et peale sihukest tugevat ratast ma suudan ka oma jalad üles leida ja joosta. Et lõpptulemuseks koht 49, lõpetas siis 63 meest. Liidrile kaotasin üle 4 minuti, eks see tuligi puhtalt sellest, et rattas juba 2 minutit ja jooksus tuli ka üle minuti kindlasti seda vahet juurde, et see on alles algus, hooaeg on sees, nüüd pakingi vaikselt asju ja neljapäeva varahommikul lendan Ukrainasse järgmisele Euroopa karikaetapile, kus ei ole nii suur konkurents kohal, et kuid kindlasti ma lähen sinna nii-öelda oma maksimumi andma ja peale seda tuleme tagasi, teeme järgmise analüüsi ja siis räägi täpsemalt enda plaanidest, mis edasi saab. Kui teil tekib küsimusi, ma jätan kommentaariumi nii-öelda lahti, saate sinna küsida, võite mulle kirjutada. Ja samamoodi, kui teid huvitab natuke rohkem kui siin analüüside tegemine, siis andke mulle teada, võin mõelda ka selle peale, et hakata siin rohkem materjali tootma kui ainult analüüsi. Nii et olge lahked ja võtan kõik nii-öelda siis pakkumised vastu ja siis saab edasi minna. Olge vahvad!